Nii, aeg on täis ja alustame selle tänase veebinariga ja mul on hea meel, et tegelikult registreerus sellele veebinarile päris palju inimesi ja kui Ain lükkab meile järgmise slaidi ette, siis tahakski öelda, et selle webinari on teile ette valmistanud kahe ameti esindajad, et Maanteeamet ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja me esitleme teile siis täna kahte uut õppevahendit. Üks on siis veebikeskkond Aga mina liiklen ohutult ja teine on siis õppemäng Liiklustarga liiklusmäng, mis igasse lasteaeda praeguseks peaks olema kohale jõudnud. Nii, vaatame korraks siis päevakava, mis meid siis täna selle tunni ja natukene rohkema jooksul ees ootab. Et me räägime nendest põhialustest uute õppevahendite loomisel, räägime, tutvustame täpsemalt ka Liiklustarga liiklusmängu ja vaatleme ka veebikeskkonda Aga mina liiklen ohutult, et kuidas tema loomine alguse sai ja mis on need võimalused selle veebikeskkonna kasutamisel. Ja enne, kui me nüüd reeglite juurde jõuame, et meil ühiselt siin hea oleks, kordame ka need läbi, siis enne seda ma korraks hea meelega laseks kõikidel meid ennast tutvustada ja alustan siis endast, et mina olen siis Kai Kuuspalu ja töötan Maanteeameti ennetustöö osakonnas. Liiklushariduse teemad on minu teemad ja olen täna üks koolitajatest. Triinu. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Triinu Hübaleht ja töötan Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis transpordiosakonnas ja tegelen igapäevaselt siis raudteeohutuse teemadega. Tervitused ka Võrumaalt. Mina olen Kerli Talla ja Maanteeameti ennetustöö osakonnast. Tere kõigile Haapsalust. Olen ennast palunud külla Haapsalu kolledžisse. Olen Solveig Edasi Maanteeameti ennetustöö osakonnast ja kellega ma siin laua taga istun, sellest me räägime natukese aja pärast. Tere. Mina olen Ain Saare. Olen projekti Aga mina ja ka selle virtuaaltuuri üks loojatest ja meeskonna liige ja mina oma tegemistest räägin siis natukese aja pärast. Aitäh, Ain, et need me teie ees oleme täna selle webinari jooksul ja reeglites siis. Et minu palveks on küll, et hoiame need mikrofonid lukus, et siis on see helikvaliteet parem. Ühtlasi ütlen teile ära, et tänane webinar ka salvestatakse, et teil on võimalik hiljem siis järgi vaadata, kui mingi koht oluline on üle vaadata ja ühtlasi ka see esitlus, mida me siin kasutame, et see saab olema selle webinari salvestuslingi juures täitsa olemas, et seal on päris palju otseviiteid ja otselinke, et siis te saate neid lihtsamalt ka kasutada. Mul on väga hea meel, et te juba üksteist siin chatiruumis õpetate ja juhendate, tehke seda edasi, et chatiruum peakski olema täna siis hästi teie päralt, et kõik küsimused, mis tekivad, pange siia üles või kui te tahate kommenteerida mingit teemat, ideed, siis need võib siia panna. Ma püüan hoida sellel kenasti pilku peal ja ka seda kasutada, et kuna meid on tõesti hetkel juba 171 osalejat, et siis ei ole võimalik personaalselt igaühele sõna anda, et kasutame täna osalejate poolt rohkem chatti. Minu poolt kõik ja alustame sisu teemadega. Et järgmine slaid ette ja Triinu, äkki sa siis alustad? Nii, aitäh, Kai. Teen omalt poolt siis alguse. Ehk siis tegelikult selle projektiga suures pildis alustasime juba 2015 aastal, kui raudteeohutuse poole pealt siis koostasime 3. kooliastme jaoks mõeldud õpetajaraamatut. See projekt viis meid kokku Maanteeameti ennetustöö ekspertidega, kellega koos me võtsime tegelikult kõik õpitulemused
Koostasime need siis alusharidusest kuni gümnaasiumini ja nendes õpitulemustes tegelikult tõime teeliikluse ja raudteeliikluse kokku ja ühise põhimõttega siis õpitulemused ka kirjeldasime. Seejärel me osalesime Siseministeeriumi kokku kutsutud ohutuse rakkerühmas, mis koostas siis tervis ja ohutus läbiva teema õpitulemused ja õpetajaraamatud, mis sisaldavad siis neid ülesandeid, mis on mõeldud õpetajatele, et läbiva teemana neid olulisi ohutusteemasid ka kajastada oma ainetundides. Ja ohutuse rakkerühma partneritega viisime läbi erinevaid koolitusi peale seda projekti. See koostöö on jätkunud ka hiljem Sisekaitseakadeemia projektiga, mis nüüd sellel aastal sai lõppu ja kus tutvustasime siis ka õpitulemusi, neid ülesandeid ja neid õpetajaraamatuid. Ja kokkuvõtvalt saab öelda, et erinevate koostööprojektide raames on loodud erinevaid materjale, mis on siis toodud kokku nüüd ühe uue õppevahendi raames ehk siis Aga mina liiklen ohutult 360 veebituuris. Võtan üle siit sõnajärje, Triinu, aitäh, et tegelikult ongi nii, et nende 2 õppevahendi aluseks on üleriigiliselt loodud ja uuendatud õpitulemused ja ka siis need õpetajaraamatud, et oleme püüdnud neid täiendavaid vahendeid luua, kus siis õpetajal oleks nagu lihtsam ja mugavam oma õpitegevusi kavandada. Ühesõnaga, see peaks teenima teid. Ja nagu slaidil on näha, siis liikluskasvatus.ee lehel oleme välja toonud lisaks üldisele osale ka need õpitulemused ja taustinfo, aga ka liiklusülesanded. Et kui me e-koolikotis, kus see peamiselt see vahend asetseb, et e-koolikotis on ta tervik PDF dokumendina ja natukene raske on õigeid kohti üles leida, siis liiklusteemad, kõik liiklusohutuse teemad, ülesanded on toodud siis liikluskasvatus.ee lehel kooliastmeti ja ka alushariduse aste eraldi välja. Ja kui me nüüd siit vaatame, siis olemas kuni töölehtedeni eraldi lingitavateni välja. Ja kui me vaatame siis need, mis siis veebikeskkonnaga seonduvad või selle tutvustatava mänguga, liiklustarga liiklusmänguga seonduvad, siis on 6 ülesannet alushariduse astmes, mis hästi kohe sobituvad kasutada ühte või teist asja juurde. On raudteeohutusele, on helkuriõppele suunatud ülesanne, on korras rattale suunatud ülesanne, kiivri kasutamine, sõiduki peatumisteekond ja turvavöö kasutamine. Ja need ülesanded omakorda aitavad siis korrigeeritud õpitulemusi saavutada sarnaselt, aga mina liiklen ohutult veebikeskkonnale ja mängule. Et sellise meie eesmärk oli, et kui meil on nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel õpitulemused või eeldatavad arengutulemused konkretiseeritud, on ühtlustatud mõisted ja see saab olema jõustatud ka selle uue riikliku õppekava raames ka seaduslikult, et siis on väga hea, kui kõik vahendid, mida Maanteeamet või ka oma partneritega koos, näiteks Tehnilise Järelevalve Ametiga, et kui me midagi uut loome, siis need aitaksid ikkagi neid samuseid õpitulemusi toetada ja saavutamist toetada. Nii. See on nagu lühidalt sellisest alusest kõik. Et kui neid materjale loodega, siis meil on teisigi õppevahendid, lasteaiaõpetajad teavad väga hästi kalendrit, et liikluskalendrit, mis on mitmeid aastaid olnud kasutusel, et see, kuidas nad seondutud on, sellest kohe ka kuuleme. Ma annaksin nüüd hea meelega sõnajärje üle Solveig sulle sinna Haapsalusse, imelisse ruumi, natukene muinasjutulisse, et palun. Aitäh, Kai. Tere veel kord siis Haapsalu kolledžist ja minuga on täna siin Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas. Tere, Heli. Tere. Ja käsitöötehnoloogia ja disaini eriala vilistlane Tiina Liivamägi.
Võib-olla kõigepealt ma küsiksingi, et Teli, et miks me seda liiklustarga liiklusmängu siis siin Haapsalu kolledžis esitleme? Jaa, et ma arvan, et see on nagu kõige loogilisem koht, kus kohas seda mängu esitlemist võib-olla üldse alustada, et see mäng on sündinud õppetöö ja kena koostöö kaudu, mis siis meil Maanteeametiga on juba pikki aastaid olnud selle tulemusel ja loomulikult siis Tiina osalusel, kes ilusa diplomitöö tulemuse on lõpuks nüüd aastate pärast vormunud siia sellise kena kuhjana laua peale ja kõikidele lasteaedadele kasutamiseks. Et sellised ei ole muidugi Haapsalu kolledži ruumid mitte igapäevaselt, et täna me oleme tõesti väga muinasjutulises ruumis, võib-olla me peaksime natuke sagedamini isegi sellistes ruumides olema, aga meil on tõesti hea meel, et me sellist koostööd nagu erinevate asutustega teha saame ja seda koostööd tegelikult innustab ja kannustab meid ka tagant tegema ja leidma neid partnereid just see, et meie õppekavad on väga rakenduslikud. Et Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis on siis 4 õppekava, mis on kõik rakenduskõrgharidustasemel õpetatavad. Need on tervisejuht, need on liiklusohutus, käsitöötehnoloogia, disain ja informaatika, rakendusinformaatika. Ja nende õppekavade pinnalt tegelikult selline interdistsiplinaarne koostöö on nagu väga-väga lihtne tulema ja kui me saame endale kampa ka sellised ägedad koostööpartnerid nagu Maanteeamet, siis need koostööd tegelikult on ka pikaajalised ja igal aastal sünnib midagi uut ja huvitavat siis meie ühiskonnale. Sel korral siis said kasu sellest lasteaiad ja see ei ole tegelikult ka võib-olla ainukene, et neid mänge on olnud ka rohkem ja tehtud ka koolidele ja erinevatele haridustasemetele, nii et Maanteeameti koostöö raames on ka need, ütleme siis, need tulemused, mis on nagu sündinud, on väga erinevate õppekavadega koostöös, et on olnud informaatikutega koos üht-teist tulnud, siin alkoäpid ja nii edasi ja on olnud ka tervisejuhtidega natukene koos, aga kõige enam võib-olla tõesti disaineritega ja liiklusohutus loomulikult. Nii et meil on nagu väga hea meel, et selline mäng on siin majas sündinud ja innustan ja kannustan ka kõiki teisi, kellel ikkagi mõtteid, ideid on. Tulge meie juurde, küsige, meil on päris palju potentsiaali selliste rakenduslike tööde läbiviimiseks. Ja siinkohal siis tänu ka suurtele eestvedajatele meie sellises koostöögrupis, kes on meie vilistlased, kes töötavad Maanteeametis, kes on Kai Kuuspalu ja Solveig edasi, et kes mõlemad nii juhendavad, õpetavad, kui siis on Solveig ka meie maja vilistlane ja vilistlastest sünnib väga palju usinamad rosinad. Me võtame alati endale kampa edasiseks õpetamise või koostööfaasis ja väga palju siis õnne ka tegelikult Tiinale, kes vähe sellest, et see mäng on nüüd sündinud ja füüsilisel viisil täiesti olemas, on saanud ka selle sama diplomitöö eest suure tunnustuse rakenduslike diplomitööde konkursil siis 2 aastat tagasi. Nii et aitäh teile, koostööpartnerid! Aitäh, Heli, sulle heade sõnade eest ja tõesti neid projekte, nagu Heli ütles, on palju rohkem. Kahjuks me neid kõiki täna esitleda ei jõua ja me keskendume siinkohal siis tõesti liiklustarga liiklusmängule. Ja siit olekski hea nüüd edasi anda pall Tiina kätte ja Tiina natukene räägib, et kuidas see mäng siis tegelikult ka sündis. Ole hea, Tiina. Jaa, lõputöö teema valimine ei ole sugugi kerge. Minul õnnestus saada nende 2 üliõpilase hulka, kes said endale teemaks valida liikluse. Otsustasin kohe alguses, et teen midagi kasulikku ja praktilist. Eesmärk oli välja töötada täiesti uus õppevahend, mis oleks hariv liiklusmäng lastele. Aga ideest teostuseni oli pikk protsess. Esmalt tutvusin Maanteeameti õppematerjalidega, käisin poodides uurimas mänge ja raamatuid, guugeldasin,
tegelesin kõvasti mõttetööga. Esimene asjalik mõte valitud mängu suunas tuli, kui hakkasin meenutama, kuidas ma ise lapsena tähti ja lugemist õppisin. Selleks oli liikuv aabits. Leidsin, et liiklusmärkide õppimisel saaks kasutada sama süsteemi. Selleks oleks vaja liiklusmärke ja pildialuseid, milledele lisada märke. Eesmärk oli liikuda selles suunas, et mängu oleks lihtne kasutada, et laps ei peaks pikka teksti lugema, kirjutama ega joonistama, nagu on töövihikutes. Nii tuli ka mõte lisada pildialustele liikuvaid, huvi tekitavaid lisaatribuute. Tuli mõelda ka tehnilistele võimalustele, kuna valmistasin ka prototüübi ise ja joonistasin pildid. Põhjalikult liiklusteemasse süvenedes tulid uued liiklussituatsioonide mõtted ja ideed ja nii jõudsin ka kaardimänguni, sest mulle tundus, et muidu pole see õppevahend veel täiuslik. Mängu plussiks on ka see, et seda saavad kasutada nii eesti kui venekeelsed lapsed erinevas vanuses ja kaardimängus saab peale liiklusteadmistega arvutamist harjutada. Tööetappide vahepeal konsulteerisin ka Maanteeameti spetsialistidega, kelleks olid Solveig ja Kai. Nemad kontrollisid minu mängu sisu ja disaini ja lõputöö kirjaliku osa kohta sain abi oma juhendaja Tiina käest. Liikluskasvatuse teemal diplomitöö loomine oli minu jaoks väga arendav. Periood oli muidugi väga pingeline, aga selle tulemusena valmis uudne liikluskasvatuse õppevahendi komplekt. Diplomitöö kaitsmine läks mul väga edukalt, komisjon hindas minu tööd kõrgelt ja kuna Maanteeamet oli huvitatud mängu edasiarendamisest, siis see kõik andis kinnitust, et olen teinud õiget asja. Aitäh sulle, Tiina, tõesti, et veel tagasi meenutades, kui Tiina tuli selle ideega, et ta tahab midagi praktilist ja väärtuslikku teha ja ta tegi nii põhjaliku analüüsi ka meie õppematerjalide koha pealt, tutvus õpitulemustega, siis nüüd võime tõesti täie kindlusega öelda, et kasutades meie õppevahendeid ja alustades võib-olla siis liikluskalendrist, mis ma loodan, et kõikidesse lasteaedadesse ilusasti kohale jõudnud, siis kasutades liikluskalendrit ja pannes iga kuu uue teema üles, on siin väikene võti õpetajale, kust õpetaja saab siis kuu teema teada, millist teemat millisel kuul me kasutame. No, võtan siin näiteks maikuu ette ja suured lehed. See on see võti õpetajale siis, et õpetaja saab vaadata, et milliseid teemasid ja milliseid küsimusi esitada, käsitleda, mida teha siis rühmas, mida pakkuda koos lapsevanemaga tegemiseks ja kui need teemad on käsitletud, siis need miinimumõpitulemused on ka saavutatud. Nüüd on meil suurepärane uus õppevahend, mis toetab seda tegevust, et kui nüüd võtta siin maikuu, kus on kiivri kandmise teema, siis väga tore oleks sellest liiklustarga liiklusmängust üles leida siis kiivriteemaline pilt. Vaadata, arutada neid teemasid. Siin, nagu Tiina ütles, on ka selliseid aktiivseid asju, mis liiguvad küsimusi vastustega, mida saab käsitleda. Ja sellele mängule on juurde loodud ka siis meie ekspertide poolt liiklustarga siis liiklusmängu juhend, metoodiline juhend õpetajale. Selges keeles. Need kõik 3 mängu on väga ilusasti ära kirjeldatud, milliseid eesmärke ühe või teise mänguga on võimalik saavutada, kuidas neid omavahel kombineerida
Ja kui me nüüd siit edasi lähme, siis on ka igale pilditeemale konkreetsed küsimused selle pildi kohta ja ka eeldatavad vastused, mida siis lapsed võiksid nagu sellel teemal käsitleda. Selline juhend, pildid me tahtsime, et oleks kõik hästi realistlikud, liikluskeskkonnast tulenevalt õiget, väga pikk ja põhjalik sättimine ja ümbertegemine oli nende piltidega. Me oleme nendega praegu ise küll väga rahul, ootame kindlasti ka õpetajate poolset tagasisidet. Ja ole hea, Tiina, oleta mulle see märkide katse. Teine mäng siis, mis on märkidega. Siin on 5 erinevat mängulauda erinevate raskusastmetega, siis soovitan õpetajatel tõesti jälgida ka neid numbreid siin peal, et alustada sellest esimesest mängust, kus õpitakse siis 4 märgirühma kategooriat selgeks kujundite ja värvide järgi. Selle kohta on jälle metoodilises juhendis väga hea õpetus, kuidas seda teha, kui on need asjad põhimõtted selged, hoiatusmärgid on kõik kolmnurksed märgid, keelumärgid on kõik ümardused punase äärega, siis on edasi juba minna märkide õppimisse ja pildi sisse vaatamine oluliselt lihtsam. Et seda kõike nüüd kinnistada, siis selleks, nagu Tiina ütles, sai loodud ka 3. mäng. Nii, võtan siit ühe kollase, ühe rohelise ja ühe punase kaardi. Ka nendel värvidel on oma tähtsus. Et kõik rohelised kaardid kontrollivad teadmisi, kollased kaardid kontrollivad siis oskusi ja punased on hoiakuid. Kõikidele nendele mängudele on lõimitud sisse nii eesti keelt, Tiina vist rääkis ka matemaatikat, arvutamist, et väga hea ka teiste ainetega või teemadega lõimida. Ja kui nüüd see liikluskalender ja mäng 11 toetavad, siis sellel aastal sai kalendrile juurde ka tehtud üks lugude raamat, Musta kassi naabrid, teistmoodi liikluslood. Indrek Kohv on selle kirjutanud ja Elina Sildre siis joonistanud ja see oleks siis võib-olla veel üks meetod teemade kinnistamiseks ja käsitlemiseks. Me ei ole tahtnud teha päris liiklusteemalist raamatut, vaid liiklemine on meie igapäevaelu üks osa ja sellest tulenevalt on igasse loosse natukene pistetud sisse seda liiklemist ja liikumist. Ja natukene krutskiga lood, kus tädi Sirel ja onu Kalju siis seiklevad ja musta kassi naabrid nad on. Ja kõige viimasem toode, mis vahetult alles eile jõudis minuni, on siis ka teistmoodi värvimislehed, mis seovad selle raamatu, mängu ja kalendriga üheks tervikuks, et lapsed saavad veel kord tädi Sirel ja onu Kaljuga siis liiklusteemasid joonistada. Siin on ka olulised sõnumid. Et kui 6 1-2 korral või nii, kuidas õpetajad ise näevad seda vajadust, neid vahendeid kasutada, siis võib täie sihukese kindlusega öelda, et kõik õpitulemused, mis on ilusasti ette antud, saavad ka aasta jooksul ilusti ära käsitletud ja kuidas siis hinnata laste tulemusi, see on juba siis õpetajate töö. Ma arvan, et see on meie poolt praegu kõik. Kas on teil mingeid täiendusi? Miks sul täring on ja nupud? Jaa, täring ja mäng on ka täpselt. Kaardimängu juurde. Just, see käib kaardimängu juurde ja siin on ka numbrid peal, siin saab ka siis ilusasti arvutada oma punkte kokku ise, et kui ma olen siin saanud 2, 3 ja 2, et mis see matemaatiliselt siis annab, et ma sain 7 punkti. Et jälle matemaatikaga ilusasti lõimitud. Aga nüüd me lähme hoopis oma pildis Tallinna lasteaeda Kelmiküla ja vaatame, kuidas siis väikesed lasteaialapsed koos õpetaja Heljõuga mõned nädalad tagasi, kui nad selle mängu said, kuidas nad seda mängu siis ka mängisid. Head vaatamist! Minna lasteaeda kooli, mina autos, sina roolis, siis on ikka sinu kohus vaadata. Nii, ma tutvustaks teile liiklustarga liiklusmängu, mis on ääretult põnev, tore
ja sisukas mäng lastele. Täna vaatame siis hästi põnevat ja uut liiklusmängu, mille abil me siis saame kõik tähtsad teemad ära arutada. Kõige põnevamad, kuidas ületada ja ennast nähtavaks teha. Sobib teile? Jaa, aga enne mul on teile hästi toreda luuletuse liiklusest Helkur. Siis kui ilm on märg ja pime, on mul abiks väike ime. Helkur särab nagu tähed ja kui õhtulõue lähed, autojuht näeb kaugelt ära helkurite tähesära. Vaatab, kõnnib laps ja pidurdab tee lühemaks. Kindlasti hästi ja õpetajatele väga põhjalik, väga detailne ja väga selgelt kirjutatud juhend. Sellised kaardid, kus me saame arutada, kuidas liigelda. Võtame kõigepealt selle esimese. Näed, millest siin räägime? Väga olulised on hästi palju erinevad teemakaarte, mida koos sõpradega siis mängida, tegevustesse lõimida. Siin teisel pool on ka vastused, et kuidas liigelda, millal liigelda, kus lapsed saavad ise lugeda. Kas selline oli? Oli. Taskurant Helkur-Vest. Ja meil olid kõik õiged vastused. Väga tubli. Lisa siia märk. Ja mis märk siin võiks olla? See märk. Ja mis märk see on? Inimesed võivad sealt ülekäigurajalt läbi minna. Ehk siis? Vaatame, kas siin on ka selline märk olemas. On see õige märk? Jaa. Jasper on õige? Jaa. Aga meil on veel üks tähtis mäng siin. Kuidas te ületate sõiduteed? Kuidas seda teha tuleb? Peatu, vaata, veendu. Mis tuli kõige ennem? Peatu. Et sa peatud ülekäiguraja ees. Ja mis siis tuli järgmiseks? Vaata. Ja kuhu sa vaatad? Vasakule, paremale ja suuresti vasakule. Ja siis veendud? Et autot ei tule. Ja kas siis võib õllatee minna? Jaa. Väga tubli. Siis, mida me oleme oma lastega rühmas mänginud, mis neile väga meeldivad, on sellised magnetiga liiklusmärgid, kus nad saavad ise panna märke ja grupitööna vaadata siis, kas on õige või mitte. Ja üksteist siis aidata ja toetada. Ja eriti lemmikuks osutus meie rühmas siis mängida sellist täringumängu ja kus on ka hästi palju küsimusi, millele nad peavad vastama ja üksteist toetama. Mis need värvid tähendavad? Punane, kollane ja roheline. Ja kus sa neid liikluses need? Valgusvoor, just. Need on hästi olulised. Valisid omale kollane. Kas jalakäija peab enne teeületust seisma jääma? Jaa. Miks? Sellepärast, et ta teaks, et ei tuleks auto ja ta veenduks, et ta saab üle minna ja ta õnnetusi temaga ei juhtuks. Just, väga tubli. Nii, sinu kord. Kas see kõik on hästi tähtis ja oluline? Jaa. Kui meil need asjad on selged ja neid me väga täpselt teame, kellele me veel neid võiksime õpetada ja rääkida, et see on hästi tähtis ja oluline? Teistele lastele. Ja, kellele veel? Kasvatajatele, kes seda veel ei tea. Ja, aga kas sa kodus saaksid kellegile? Emale ja isale. Ja, emale, isale. Õele ja vennale ja vanaisale ja vanaemale. Ja kõigile me saame neid märke tutvustada ja näidata, et mis see tähendab. Sest äkki nemad ei tunne. Vanaema ja vanaisa juurde ööseks. Just. Ja sa võid vaadata ja kontrollida, kas neil on kõigil helkur, et nad pimedal ajal oleks kõik nähtavad. Ja seda võid, näiteks kui su vanaisa on pime, siis sa võid talle ka õpetada seda. Sa võid ta lihtsalt käest kinni võtta. Ja mis siis teha tuleb, kui vanaisa on pime ja ei näe? Siis ta peab ka see kepp olema. Ja aga mis sina saaksid teha? Saaksid lihtsalt hoida käest kinni. Aidata teda. Just.
kinkida talle helkur, kui tal ei ole. See on küll väga armas, tubli. Soovitan seda kõikidele õpetajatele. Ta on väga kasulik ja hea õppematerjal. Nii, väga tore, et video on vaadatud ja oleme tagasi siis selle juures. Need on need 2 õppematerjali, mis tegelikult on tõepoolest enam-vähem ühel ajal valminud ja nende õpitulemuste toetuseks loodud, aga et Solveig rääkis õpetamisel, et kuidas kasutada. Mina soovitan teile küll neid mõlemaid vahendeid saadete kasutada ka hindamisvahendina. Et see sõltub kõik teist, missugused on teie huvid, teie kasutused, kas veebis või ka seda õppemängu silmas pidades ja saate sellest luua hoopis ka esialgu endale võib-olla hindamisvahendi, et te näeksite, kui tublid teie lapsed juba on ja mida nad kõike teavad. Aga et kõik algusest ära rääkida, et kuidas siis Agamina veeb alguse sai, siis mina peaksin pöörduma tagasi aastasse 2017, kui Tamo Vahemets Olest võttis meid kokku ja selle laua taga mina tutvusin ka esmakordselt Ainiga ja Triinuga. Et hakkas, oli Tamol plaan siis teha selline tore eeskuju liikumine ja kui ma saaksin järgmise slaidi, siis aga mina olen eeskujuks. Ma ei tea, kas teie olete seda kuskil ka märganud, kes on, võib siia chati kõrvale kohe panna, et ja mina olen sellega kokku puutunud, aga praeguseks on see Agamina ja see valge õhupalli liikumine päris levinud ja väga palju erinevaid sõnumeid tuleohutusest, liiklusohutusest, politsei poolt, väga erinevatelt ametitelt on seda sõnumit kasutanud, et mille siis eeskujuks olla saab. Ja lasteaiaõpetajatena te ju teate väga selgelt, et eeskuju on see peamine, mis õpetab last ja et seal on tegelikult meie suurim eeskuju on täiskasvanud eeskätt kodus, aga ka siis muidugi lasteaias õpetajad. Et sellest koostööst edasi jõudsime enda jaoks väga väärtuslike koostööpartneriteni ja meile väldis väga Agamina MTÜ poolt loodud väikelaste vigastuste ennetamise projekt, mille käigus valmis siis koduohutuse veebikeskkond ja põrandamäng. Põrandamäng ilmselt paljudele teile tuleb ka tuttav. Annan selle siia. Et Agamina põrandamäng on kindlasti paljudel lasteaedadel ka olemas ja õpetajatel juba varasematel aastatel mängitud. Tuletan siin kord veel meelde seda ühte reeglit. Katsume hoida mikrofonid kinni, et muidu see väga segab ja salvestusena järelvaatajatele ka eksitav. Nii, Maanteametil oli ka tegelikult täiesti selline vajadus olemas leida innovaatilisemaid lähenemisi, et kuidas seda liiklusteemat tuua väikelasteni. Et kui nüüd järgmine slaid tuleb, siis see on nüüd selle loodud keskkonna avakuva ja saigi valmis Agamina liiklen ohutult projekt. Ja see on eeskätt muidugi õpetajad teile ka, et saate kõigi nende selle liiklustarga liiklusmänguga, kalendriga, kõigiga saate õpetajaraamatu ülesannetega, kõigiga saate siduda. Aga teine nurk, mis meil selle keskkonna loomisel oli ikkagi see, et kuna lapsevanem on peamine, kuna kodu on peamine keskkond, kus laps eeskuju arvelt oma hoiakut ja käitumist ammutab, siis võib-olla on see keskkond ka hea teile, head lasteaiaõpetajad, just selleks, et suunata mingite väikeste ülesannete, projektitegevuste, mingite asjadega vanemaid oma lastega sellel leheküljel ringi vaatama ja teie jaoks
olulist infot ammutama, näiteks kui teil on plaanis nädalakavas mingisugune liiklusteema käsitlemine ja tahate seda mängu mängida või jõuate kalendrisse või lugudeni huvitavateni, et samas võite te täitsa ju anda ka pisikese siukse ülesande, et vanemad võiksid kodus mingit tuuri siit vaadata. Et siin on tõesti loodud päris mitu erinevat tuuri liiklusest ja esialgu Maanteeameti poolt olid siis ette nähtud või me mõtlesime nagu kooliteele, mis on üks suurim sõlmpunkt lasteaialapsel, et üldse inimesel see iseseisvumine liikluses liikumisega seonduvalt on ikkagi see, kui laps läheb lasteaiast kooli ja kui koolis ikkagi alguses selle 2 nädalat või kuu aega vanemad viivad hommikul ja tulevad pärast järgi, siis ühel hetkel see ikkagi vaob ja ta peab olema valmis iseseisvalt hakkama saama, et koolid on väga tähtis. Koduõu väikelaste jaoks väga-väga tähtis, et kuidas seal koduõuel toimida ja millal lõpeb koduõu ja koduõue juures on meil ka turvavarustuse teemad ilusti kajastatud ja loomulikult siis teeületus, et mis on ka lasteaiaprogrammides üks oluline teema, et need teemad me siis valisimegi ühes kohas välja, et mis on nagu sellele vanusegrupile olulisemad ja mis siis ka õpitulemuste seas kajastusid. Ja selle põhjalt sai siis sisendpartneritele. Ma ikka olen ääretult õnnelik, et Ainiga me niimoodi läbi Tamo kohtusime, sellepärast, et sa oled Ain väga paindlik, loov ja koostöösõbralik partner, et selle tõttu on saanud meil valmistoode oluliselt ägedam ja võimaluste rohkem, kui algselt seda sisendit kunagi 2017-2018 aastal sulle kirjutatuna oli. Ja veel, et ega siis need filmimised ja asjad on kõik ju ühiselt tehtud. Ja siin tulid juba reaalselt appi meie enda kolleegide perekonnad, aga ka praktikandid Mihkel ja Rünno Haapsalu kolledžist ja suur tänu veel muidugi Surju koolile, kes siis oli valmis oma kooliõuele meid filmima lubama ja oli ka õpilasi Surju koolist, kes tahtsid tulla ja meid aidata ning koduhoovi siis oleme tänulikud ühele Näpi perekonnale, Merle Okas, tema nimi, kes siis meid oma koduõuel lubas filmida. Mitte Näpi perekonnale, vaid perekonnale Näpist. Koha nimi oli Näpi, et vabandan. Nii, et sellisena püüdsime nagu toimetada ja nii nagu Triinu alguses ka ütles, et me tegime seda üheskoos ja siit kasvas välja veel hoopiski muud. Triinu, kas oled valmis? Võtan nüüd üle sõnajärje. Raudteeohutuse teemal on meil tegelikult sektoris keskne roll ka MTÜ-l Operation Lifesaver Estonia, eks ole, keda Kai mainis ja ole tahab... Ain, las see eelmine slaid jääda, see on päris lõpus meil. Las see slaid jääda. Selge, nii. Ja ole taha tegelikult koonduvad raudteeettevõtted ja ole vabatahtlikud käivad siis lasteaedades ja koolides raudteeohutusest rääkimas ja ole eestvedajad on ka Agamina liikumise eestvedajad, nagu Kai ka mainis, mille raames siis see koostööprojekt sai ka teostatud, Agamina liikumine ja minul on hea meel, et me saime ka selles projektis Maanteeametiga teha koostööd. Liitsime raudteeohutuse teema juurde eelkõige teeületuse tuuri, mida te näete siin vasakul pool servas ja tegime ka eraldi raudteele lisatuuri. Ja selle loomisel tegime koostööd raudteeettevõtetega, tänu kellele me pääsesime tegelikult kohtadesse 360 pilte tegema, kuhu tavapäraselt inimesed ei pääse. Ehk siis 360 keskkonnas ongi kõige vahvam see, et me näeme reaalset liikluskeskkonda. Me saame rääkida käitumisest ja liiklusega seotud ohtudest ja raudteeteemades me näeme näiteks vaateid, mida me tavaliiklejana ei näe, nagu näiteks vedurijuhi vaade raudteele.
ja üldistest teemadest on meil kajastatud veel raudteeületus erinevate liikleja rollides. Meil on kõrvalised tegevused raudtee ületamisel, käitumine ooteplatvormil ja näiteks rongis on väiksed teemad, mis meil on sisse toodud ja tegelikult keskkonna eri tuurides on väga palju avastamist. Seal on olemas pildimaterjal, tekstimaterjal, erinevad videod ja raudteeohutuse teemas on meil näiteks lasteaiale mõeldud raudteeohutuse töövihik, mis kui te veidi otsite ja jõuate näiteks raudtee ülekäigu kohale, siis on olemas selline väike viide raudteeohutuse töövihikule, mida saab siis sealt keskkonnast välja printida ja kasutada või siis ka meie poole pöörduda, et saada trükituid töövihikuid. Et tegelikult see keskkond võimaldaski panna erinevad loodud materjalid kokku ja ta pakub palju avastamist erinevates liiklusohutuse ja raudteeohutuse teemades. Aga annaksin sõnajärje Kerlile üle. Ja pall maandus Võrus. Tulles tagasi selle saamisloo juurde, siis ei teagi, kuidas on õige öelda, kas kurbus südames või kadedus, et mina algselt selle projekti loomise juures otseselt kaasa ei rääkinud, kuivõrd meil osakonnas olen igal omal vastutusalad, siis see minu vastutusalaga kohe algselt ei kattunud. Tänaseks on see õnneks ka minu töölauale potsatanud, aga miks ma sellest räägin, on see, et mul on tegelikult ääretult uhke tunne, et meie osakonnas on sellised eksperdid, et meil on just sellised head koostööpartnerid, tänu kellele kõik need olulised liiklusteemad, sealhulgas raudteeohutus on saanud kokku ühele platvormile, et ma ei pea panema erinevaid veebilehti endale lahti ja minna ja surfama ja otsima seda infot ja mõtlema, et kas see info on tõene või mitte, vaid et tõesti siiras aitäh meie ekspertidele ja koostööpartneritele, tänu kellele kõik see oluline info on sellel ühel platvormil koos. Tegelikult, kui see platvorm või virtuaaltuur meil valmis sai, siis me kohe kaasasime ka neid, kes sellega praegu ja tulevikus toimetama hakkavad, ehk siis õpetajad me enda tutvusringkonnast, head õpetajad, kes on meie koostööpartnerid ja ka lapsevanemad. Võib-olla on täna ka teie seas keegi, kes osales meie testgrupis, viis laste peal läbi tegevusi, kas siis õpetajana või lapsevanemana või siis õpetajana andis lapsevanemale soovitusi, näpunäiteid, mida võiks lapsega koos teha. Ja tänu sellele testimisele me oleme tänaseks juba saanud sellel kodulehel teha asju paremaks. Et ilmselt kõik meist on kogenud seda, et kui me oleme mingi teema sees ja tuleb keegi väljast, siis tema märkab hoopis teisi asju, et meie jaoks see keskkond oli juba kujunenud igapäevaseks ja ei osanudki märgata, et võib-olla seal on seda igasugust taustamüra liiga palju. Et siinkohal ka aitäh meie testijatele ja mis sellest platvormist edasi saab. Loodan, et pärast tänast selle lehe külastatavus ka hoolega suureneb ja meie suur unistus, mille poole me praegu ka liigume, on see, et kui täna on meil seal valdavalt selline suvine keskkond, siis tulevikus töötame selle nimel, et seal saaks ka olema talvine keskkond. Ja siit ka meie üleskutse, et kes on seda keskkonda juba katsetanud, siis kui teil tekib mõtteid, mida me saaksime veel paremaks teha või milliseid võimalusi sinna juurde lisada, siis võib anda ka siin chatis märku, aga loome ka siis meie liikluskasvatuse lehele sellise lihtsa täidetava vormi, kuhu saabki panna kirja kõik enda mõtted. Aga me oleme rääkinud sellest saamisloost ja võimalustest, aga seda keskkonda me veel päriselt katsuma pole jõudnud. Et annan siinkohal palju üle Ainile. Suur tänu kõikidele toredatele eelkõnelejatele. Et mina olen veel kord tere tulemast kõigile, kes on nüüd aja jooksul meiega liitunud, kes esimese hooga sisse ei saanud. Et tutvustame siis täna sellist põnevaid õpivahendeid ja minu osa on siis praegult rääkida sellisest uuest tootest liiklusohutuse propageerimisel ja kindlasti tulevikku vaadates annab ka noortele külastajatele
sellise äratundmise rõõmu kas arvutimängude keskkonnast või muudest virtuaaltoodete keskkonnast, kus on nii-öelda tänapäeval kas või meditsiinis, neuroloogias katsetatakse autismi spektrihäirega inimeste õppes või nende ravimisel ja kui kellelgi on veel mikrofon sisse jäänud, et siis võib selle ilusti välja lülitada. Et see virtuaaltoode iseenesest on selles mõttes põnev produkt, et sellega saab natukene sellist traditsioonilist staatilist vaadet põnevamaks muuta ja see keskkond saab olla ühtpiisi õpetlik ja teisipidi just interaktiivselt köitev ja eriti kui lapsi ja ka meie tänast sihtgruppi lasteaialapsed ja ka esimene kooliaste, et siis nendele liiklusteemade käsitlemine ja nende teemade edasiandmine võiks olla natukene midagi muud või natukene põnevam. Kindlasti on see keskkond täna valminud heaks lisaõpivahendiks või toetavaks õpivahendiks eelnevalt näidatud liiklustarga mängule, kus on klassikaline, kus me nägime siis sellist klassikalist õpivahendit, kus on füüsiliselt asjad õpetaja käes ja lapsed saavad neid katsuda, siis antud juhul oleme siis sellises õpikeskkonnas, mis on kõik nii-öelda arvutis sees ja olemegi selle loomisel eelkõige lähtunud asjaoludest, et ei pea olema hirmkalleid ja väga keerulisi abivahendeid, et seda keskkonda kasutada, vaid piisabki enda tööarvutist või koduarvutist. Peab teadma lihtsalt kodulehe aadressi, milleks on liiklusohutus.agamina.ee või ka veel lühemalt agamina.ee, siis on olemas siin 3 valikut ja nendest, millest me täna räägime, on siis liiklusohutuse virtuaaltuurid ja me jõuame siis sellele projektilehele, millest väga ilusti Kai juba alguse tegi ja Triinu ja Kerli samamoodi. Aga võtangi näiteks tutvustuseks lahti ühe konkreetse tuuri. Need tuurid on siin projektilehe vasakul menüüs ilusti välja toodud. Neid on siis 4 erinevat kategooriat, milleks on siis koolitee, kodu, teeületus ja veel eraldi loodud raudtee ohutuse virtuaaltuur ja saab esialgu siis lugeda põgusalt väikese sissejuhatuse, mida see tuur endast kujutab ja siis juba tuurile edasi sisse minna. Et kõigepealt siis tuuri avas avaneb selline väikene sissejuhatav tekst, mille saate siit üleval paremalt kinni klõpsida. Ja keskkonna eripära seisneb siis eelkõige selles, et kui nüüd ükskõik kus kohast lehe osast hiirega kinni võtta ja nupp alla vajutada, siis sa saad seda pilti kõik erinevatesse suundadesse keerata ja pöörata. Ja nagu te näete, siis siin pildi peal on eri värvi sümbolid või ikoonid ja mille kohal on siis ka tähendused. Need kollased ikoonid on siis peaasjalikult sellised, mis võivad sisaldada erinevat laadi informatsiooni. Kui sellele klikkida, siis avaneb selline eraldi hüpikaken, mis siis avab meile selles olukorras antud hetkel, et ma veel täpsustan, et need ikoonid ei ole juhuslikult just nimelt nendes kohtades, vaid et nad markeerivad siis siin pildil toimuvat. Et me võime näha, et siin pildil on ema lapsega minemas kooli poole ja selle infonupu pealkiri on hommikul üheskoos, ehk et seda situatsiooni aitavadki siis nendes kohtades need ikoonid või sümbolid lahti selgitada. Et kui me võtame selle hüpikakna lahti, siis on näha, et siin on natukene tutvustavat teksti ja veel korra siis näiteks see pildivaade. Teksti pikkused on eri kohtades eri pikkusega ja siia sisu tutvustustesse nendesse punktide alla on pandud ka teinekord erinevat meediat. Kui ma nüüd
Teeme jõulumehed periood. Nii. Ma veel korra palun, kes on meiega ühinenud. Mikrofonid sulgeda. Ja ühte stiili nupp, mida me siin veel näeme, on siis selline noole nupp, mis on tuttav YouTube'i ja videoplayerite külastajatele, et selles keskkonnas on siis selline tore võimalus. Selle keskkonna üks lähteülesanne oli see, et meie partneritel, eelkõige Maanteeametil on aja jooksul päris palju valminud sellist videomeediat või videoklippe, mis on YouTube'is eri kanalitel, muidugi Maanteeametil enda kanalil kõik ilusti kokku koondatud. Aga mõte on selles olnud, et videoklipid nii-öelda samamoodi ühe meediaallikana kutsuda siia virtuaalkeskkonda kokku. Et kui me lähme näiteks siin kooli õuele ja üks ikoon, mida ma veel esile tooksin, on siis luubi või suurendusklaasi ikoon, mis siis nii-öelda viib meid selles virtuaaltuuris järgmisesse asukohapunkti. Antud hetkel ma olen siis justkui koolitee või lasteaia alguses ja siit jõuan omakorda lähemale kooli hoovile, kus on siis näha jällegi Surju kool oli enne tänuavalduses välja toodud, et on Surju kooli esine ja siin on väga eeskujulik väikene liiklustaristu loodud, kus on ülekäigu kohad ja väikene miniatuurne ringtee markeeritud, et väga põnev päriselt olemasolev kooliesine. Ja siin oligi ime hea lavastada turvaliselt ühtegi liiklejat ohtu seadmata siis selliseid liiklussituatsioone nii füüsiliselt kui ka nende samade ikoonidega, millest ma just ennist rääkisin, et viidates siis antud nii-öelda olustikule, et siin on näha, et pildil on jalgrattur, kes sõidab parasjagu ja kõik jalgrattaga seotud infonupud on siis selle ratturi juurde toodud ja näiteks on näha, et jalgratturil on kiiver peas, siis kiivri kohta on valminud väga asjalik videoklipp ja seda videoklippi on võimalik samas keskkonnas. Ja täpselt sama loogika on kõikide teiste materjalidega. Ja üks ikoon, mis siis on selline punase tooniga ja kergelt blingib, et need ikoonid, kui te märkate, siis siin on toodud ära asjaolu, mis võib olla antud liiklussituatsioonis kas üliohtlik või siis nii-öelda ühtpidi suure riskiga, et millele tasuks nii-öelda eraldi tähelepanu, ehk et kui seda keskkonda vaadata, et siis tasub nii-öelda sellel võib-olla rohkem rõhku panna, et seda pilti analüüsida, et mis siis on pildil kas valesti või peaks kandma vastupidiselt pildil nähtule, näiteks antud pildi puhul siis võiks olla eraldi kaitsmed kasutusel, mida siin noortüdruk ei kasuta, et siis sellise nii-öelda punase ikooniga on ära markeeritud sellised ohtlikud tegevused või suure riskiga tegevused. Ja sellisel viisil ongi võimalik nendes erinevates tuurides nende infonuppude abil tutvuda siis just nimelt olustikust lähtuvalt nende meediamaterjalidega, mis on siia virtuaaltuuri kokku koondatud. Et hommikul kooli või lasteaeda tulles on lastevanematel peaaegu kõigil kokkupuuteid või vähemasti suurel osal kokkupuuteid parkimise teemadega kooli või lasteaia ümbruses ja siin on samamoodi toodud välja asjaolud, kuidas võiks autot parkida, mida tuleks tähele panna, et parklast väljuvad autod ja manööverdaks lastele otsa ega toimuks täiendavaid traumasid ega liiklusõnnetusi.
See on siis põgusalt ülevaade ühest asukohast, milleks oli lasteaia ja koolipiirkond. Nüüd, kui ma olen selles virtuaaltuuris sees ja parasjagu külastan ühte konkreetset tuuri, siis on ja üks asi veel, et selles tuuris on nüüd siin vasakul servas ka pisipildid, et samamoodi nagu selles luubimärgi alt te jõuate antud tuuris järgmisesse asukohapunkti, on võimalik need asukohapunkte valida ka siit vasakult pisipiltide menüüst. Et on loodud paralleelselt mitu viisi, kuidas sa saad selles virtuaaltuuris ringi seigelda, et kellele kuidas mugavam on. Antud pisipiltide menüüd on ka võimalik alt sellest vasakult noolest sulgeda, ehk et seda pildiala natuke rohkem avada. Ja siis me siin pildi peal näeme veel paremal ikoone, et on võimalik selles virtuaaltuuris välja lülitada ka neid meedianuppe, et on võimalik nii-öelda korraks vaadata sellist tühja pilti, et see olustik võib-olla oleks paremini haaratav ja samal ajal on siis võimalik uuesti kõik need nupud sisse lülitada, et siis küsimärgiga ikooni alt on uuesti võimalik vaadata projekti infot, mis päris alguses avanes ja kasulik teada nupu alt on võimalik siis korraks minna ilma virtuaaltuurist lahkumata projekti kodulehele ja tutvuda siingi oluliste linkidega, mis on eraldi veel projektiga seonduvalt välja toodud. Ja kõige ülemine parema serva ikoon on vali uus tuur, mis annab nüüd hea kiire võimaluse 4 rubriigi vahel valida. Hetkel me olime siis kooliteel. Ja et kui nüüd vaadata näiteks teeületust, et siis valides selle teeületuse tuuri, samamoodi avatakse esiteks nii-öelda sisu tutvustav tekst ja siin me näeme seda keskkonda ja kõik loogika on tegelikult täpselt sama. Ja nüüd, kui tahta selles keskkonnas ringi vaadates näiteks liiklusohutuse teemat käsitledes välja mõelda või rääkida mõnest olulisest ülesandest, et siis üks ülesande püstitus võiks olla näiteks pidurdusteekond või kui me tahame lastele rääkida, et kui oluline on varakult ise jalakäijana peatuda ja mitte veendumata sõiduteele astuda, et autojuht ei pruugi sind alati märgata või kui ta sind märkab, võib tal olla kiirus liialt suur ega saa tegelikult enne sind pidama. Et kõik need infopunktid on niimoodi ilusti jälle keskkonnapõhiselt siia ilusti ära toodud, aga et kui nüüd otsida loogiliselt siin keskkonnas või vaadata ringi sellisel viisil, et kus võiks olla näiteks auto pidurdusteekonda puudutav ülesanne peidetud, siis on siin erinevaid punkte, et on näha, et sõiduki ja lapse vahekord on ilmselgelt seotud ka sellises ülekäigurajal, kus võib olla vahetu oht äkitselt auto ette astuda, et siingi on toodud üks infopunkt välja. Igas selles tuuripunktis, kus me liigume, on neid informatsiooni nupukesi küllaltki palju, et selle tõttu ma soovitan pigem rahulikult keskkonda enne, kui lastega siia siseneda ja neid teemasid tutvustada, enne ise põgusalt üle vaadata, kus kohast midagi leida võid ja kui kasutada seda liiklustarga mängu, millest täna juba juttu oli, siis samamoodi võib otsida sellist nii-öelda virtuaalset tuge või siis sellist nii-öelda teistsugust tuge ka siit keskkonnast. Ja siin me näemegi tegelikult ühte kollast infonuppu, mis on peatumisteekond. Ja kui see hüpikaken lahti võtta, siis lisaks sellele all olevale infole kõigepealt me näeme ka korraks seda sama keskkonda, kus me siin hetkel viibime
ja siin on siis näha sisukirja tekst ja siin on näha selline põnev tehniline lahendus, kus me saame vahetada see kahetasandiline pilt ja siin keskelt noolest liigutades on võimalik siis vaadata, et kui auto läheneb umbes sellest punktist ja kui juht reageerib, et siis selle reageerimise ajaks on 1 sekund ja ta läbib sellega kuskil 14 meetrit ja järgmise 1 sekundi jooksul, mis on siis juhi pidurdusteekond ja võib kuluda jälle samamoodi 14 meetrit hinnanguliselt, et siis auto võiks jääda pidama siis vahetult enne ülekäigurada. Et see on nüüd eeldusel, et juht hakkas reageerima umbes täpselt sellelt maalt. Et selline näitlik graafik on siis siin ilusti välja toodud ja siin all on ka mõne selgitav pildigalerii, kus on siis näha need võrdlustabelid, et vastavalt sõiduki kiirusele, milline on siis tema pidurdus- ja reageerimisteekonna pikkused. Samasugune teema peatumisteekonna või nii-öelda sõiduki juhi reageerimiskiiruste ja siis pidurdusmaakondade pikkused on teemaks ka raudteeohutuses. Et siinsamas teeületuse tuuris on osa ka raudteeületusel. Et me tegime, nagu enne Triinu mainis, on tehtud ka raudteeohutusele eraldi spetsiifilisem tuur, aga ilmselgelt teeületuse ja ristmiku ületus üks osa on ka raudteeületus. Et ma liigungi siit vasakult menüüst, kus on siis ka nendel väikestel pisipiltidel selgelt peale kirjutatud, et mis tuuripunktiga tegemist on. Ja siin on nähagi, et need samad liiklejad, kes olid enne ristmikul, on jõudnud nüüd ka raudteeristmikule ja ongi ülekäigu kohale eelneval siis asukohas ja siin on siis olulised teemad samamoodi välja toodud ja siin me näeme ka jälle sellist punast blinkivat nuppu ja üks oluline teema, mis on millele me oleme tähelepanu juhtinud, et näiteks raudteeülekoha piiretel istumine ja turnimine on keelatud tegevus, see on ohtlik tegevus, et samamoodi on keelatud tegevus ka raudteel käimine ja vastavasse asukohta on siis kõik need infopunktid ilusti istutatud, et nendes kohtades samamoodi selle olulise infoga on võimalik tutvuda, mida peab siis raudteeliiklusohutust silmas pidades lastega rääkima ja mis on oluline teave. Siin liiklusooteplatvormile minnes on samamoodi jälle on näha need samad infonupud, videonupud, et need videod on siis avanevad kõik otse YouTube'i kanalitelt, nii et niisamuti on kui selle tuuri vaatamiseks on oluline internetiühendus, on kõikide nende meediumite avamiseks samamoodi oluline, et internetijuhe oleks või wifi ühendus oleks teil loodud, sest muidu seda keskkonda külastada ei saa. Ja lõpetuseks, kuna me enne vaatasime nii-öelda auto peatumisteekonda, siis lähme korraks ka sellele spetsiaalselt tehtud raudteetuurile. Nii, ja siis nüüd siin raudteetuuril on võrreldes teiste tuuridega olen kasutanud või oleme teinud sellise avaslaidi või avavaate oleme teinud droonipildi, et on võimalik natukene kõrgemalt vaadata siis kogu seda liiklustaristut, et mõne aasta eest, kui Eestis otsiti uudissõnu, siis uus sõna taristu sobib väga hästi siin kirjeldama kõike toimuvat, et on väga ilus sõna kasutusele võetud. Ja siin on näha siis olustikku, kus on nii-öelda siis kogu liiklus ilusti näha, et on rongid lähenemas, autod on jäänud ülesõitude eel seisma ja samamoodi on näha, et ülekäikude eel viibivad inimesed. Nüüd, kui nüüd
vaadata siin rongi peatumisteekond ongi kohe esimesel slaidil ilusti välja toodud, siis siin hüpikaknas on täpselt samamoodi näha sarnase funktsionaalsusega kahekihilist pilti, et on võimalik siis saada ettekujutus, et kust maalt võiks siis hakata rong peatuma, et kui rongi kiirus on hinnanguliselt 70 kilomeetrit tunnis, et siis selle rongil tegelikuks pidama saamiseks kulub hinnanguliselt 750 meetrit ja ehk ta võikski siis saada alles reaalselt siin enne ülesõitu pidama, et anda liiklejale siis see ettekujutus, et meil on hästi palju räägitud sellest, et kui pikk siis tegelik see rongi peatumisteekond võiks olla, aga eks ta sõltubki väga paljudest asjaoludest, aga siin me võime visuaalselt näha, et kust maalt siis tegelikult peaks hakkama rong umbes pidurdama, et ta nii-öelda ülesõidul ei sõidaks autodele otsa, rääkimata inimestest. Et selline graafiline võrdlev, selline kahetasandiline pilt, et jällegi selline hea materjal ja siin all on siis näha selline võrdlev tabel, kus on küll toodud välja 90 kilomeetrine tunni kiirus ja on siis näha, et millised võiksid olla siis erinevate sõidukite pidurdusteekonnad. Ja siis vastavalt nii-öelda seda teemat käsitledes rõhutada veel kord jalakäija käitumisele, et me ei pruugi just nimelt, kui me seisame siin ülekäigu eel, et me ei pruugi nii-öelda reaalselt suuta hinnata rongi kiirust ja kas mul tegelikult õnnestubki siit rongi eest eluga pääseda. Et selle tõttu tuleb ikkagi alati oodata ära rongi möödumine ja siis minna üle raudtee või üle raudtee ülekäigukoha. Ja samamoodi sama loogika täpselt nagu eelnevatest tuurides nendest suurendusklaasi või luubimärkidest on võimalik siis minna alla maa peale ja vaadata siin ringi. Ja kui Triinu enne mainis, et selle raudteetuuriga seonduvalt oli võimalik pääseda võib-olla sellistesse kohtadesse, kus tavaliiklejad või tavalised inimesed ka isegi pika lunimise peale ei pruugi saada, siis oligi selle virtuaaltuuri üks selline võlu on see, et võtta üles vaated ja anda selline ettekujutus, et milline näiteks siis näeb välja antud hetkel juhi vaade. Nii, üks moment, siin on. Ja siis, et kui nüüd juht on rongi eesotsas, et milline on siis tema vaade ja millised on need, mida peaks siis nii-öelda tavaliikleja arvestama, et võib-olla teatud vaatenurkadest on võib-olla rongijuhil see nähtavus on piiratud. Ja siin on samamoodi siin rongijuhi töökeskkonnas on siis välja toodud jälle samamoodi hüpikakendega oluline info, mis puudutab rongi juhtimist, siis on eraldi pildigalerii, mida saab siin vaadata ja võib-olla sellised faktid, mida on põnev teada rongidega seonduvalt. Ja nüüd, kui me oleme siin rongis juba sees, siis on hea lihtne võimalus ka siit rongijuhi selja tagant uksest läbi minna ja siseneda reisijate nii-öelda sektsiooni. Ja siin on jällegi omad teemad, mis on olulised nii ohutuse aspektidest kui ka, kui ma liiklejana nii-öelda tulen, kasutan jalgratast, millega ma rongi sisenen, kuhu ta siis panna, kuhu panna pagas. Täna on väga aktuaalsed teemad on elektritõukerattad, et kui nendega rongi minna, kuhu need panna. Ja samamoodi näiteks põgus ülevaade rongi tualetist, kuhu võib-olla kõik ei pruugigi sattuda, aga et selle virtuaaltuuri mõte oli siis see, et näidata liiklejatele selles keskkonnas, kuhu nad võiksid ka reaalselt sattuda, et milline see keskkond siis välja näeb. Et siin on näha erivajadustega inimestele
nii-öelda suunatud teema, et kui ratastooliga rongi peale liikuda, et kuhu siis ratastooliga ennast, kuhu sõita ja kuhu ratastool kinnitada. Ja samamoodi on selle kohta ka video tehtud. Kerin siit natukene edasi. Et kokkuvõttes siis on siin selles virtuaalkeskkonnas nendel erinevatel tuuridel on koondatud just nimelt juba ka varem valmis tehtud materjale, mis vastavalt olustikule, vastavalt situatsioonidele on just hea mugav siin tervikuna välja tuua, ehk et näiteks kas või siin koduõues, kui ma olen siin autosalongis sees, et siis kõik need videomaterjalid, mis puudutavad näiteks käedvaba süsteemi kasutamist, on antud hetkel selles samas olustikus täpselt nendesse õigetesse punktidesse maha pandud ja suunatud. Nüüd veel kokkuvõtteks, kui Kerli enne mainis, et kui teil kasutuse käigus tekib näiteks märkamisi, et kas kuskil on vaja tekstiparandusi teha või teil omapoolseid ettepanekuid, siis selles keskkonnas on ka peale minu on võimalik administraatoritel muuta sisestatud tekste, vahetada välja pildigaleriides vaateid, et selles mõttes on see keskkond paindlik ja selliseks heaks aluseks kindlasti keskkonna arengule, edasisele arengule. Ja kõik need tulevikuperspektiivid, et kui on võimalik sisse lülitada ka talvevaade, asjaolud, mis on seotud libedusega, et need on loomulikult seda keskkonda silmas pidades väga tervitatavad ja ohutust ja liiklusohutust tervikuna väga olulised asjaolud, et kui ilm õues muutub, siis liiklusohutuses muutuvad asjaolud. Ja samasugune, korra veel näitan, et samasugune kahekihiline pilt on näiteks kui autojuhtidele tuttav teema, et kui on varjatud nii-öelda vaade, et siis samamoodi on siin selle kahekihilise pildiga võimalik võrrelda, et kuidas võib siis olla lähenev auto peidus sõiduki piilari taga. Et selline hea võrdlusmoment. Et nagu te aru saate, siis ma olen ise väga kirglik kogu selles keskkonnas ringi liikuma ja et ma võiksin rääkida tunde, aga kuna meie aeg on piiratud, siis olekski praegult paslik anda nüüd enda sõnajärg üle. Et suurepärane tutvustus ja põhjalik ülevaade ja kui ma siin kõrvalt chatist loen, et siis juba on ka neid, kes on kavatsenud seda plaani võtta. Et mina seda väga toetan. Et kui sa nüüd, Ain, paneksid ette veel need 2 viimast slaidi, et kogu selle kokkuvõtteks tahaks ma teile öelda, et praegu me saime teile hästi põgusalt näidata teatud võimalusi, mis nende 2 uue õppevahendiga on. Et teid virgutada, et teid innustada, et teid üles kutsuda, minna ja uudistada, mis asjad need on. Ükskõik on see siis liiklustarga liiklusmäng või on siis nüüd need Agamina veeb. Et sellele esitlusele, mis saab olema ka selle salvestuse juures, me paneme selle ettekande ka juurde, et siin on nüüd ka erinevad olulised lingid, mis siis liikluskasvatust toetavad, et nagu praegu Ain meiega jagab, et on need nii liikluskasvatus.ee, mis ilmselt teil on suure tõenäosusega ehk tuttavam, aga on ka siis meie uus tasuta õppematerjali tellimise link, on erinevad alamlehed, on YouTube'is keskkond, kus saab vaadata videosid, on raudteeohutuse materjalid
viitega loomulikult tagaminakeskkond, aga on ka siis kõige lõpus see Facebook liikluskasvatus, et kui te nagu tunnete, et seda teemal tahaksite uudistel peal hoida näppu, siis kellel on Facebooki konto, et soovitan panna ennast siis liikluskasvatuse lehe jälgijaks ja sealtkaudu meil päris palju uut infot kohe tuleb ja ilmselt ka see hetk, kui saab salvestus üleval olema, siis ka see info sealtkaudu läheb. Ja meie viimasel slaidil lisaks sellele, et me täname teid osalemise ja liitumise eest, siis siit lingilt te jõuate väga kiiresti Maanteeameti ennetustöö inimeste kontaktideni ja saate juba oma piirkonna inimesega ühendust võtta, kui teil on vaja mingit täiendavat lisainfot, mingit materjale või muud. Et siinkohal mina tunnen, et meie programmiline õppe webinar on nagu läbi saamas, et korraks küll küsin kõikidelt teistelt lektoritelt, kas tahate te midagi veel öelda lõpetuseks ja kui kellelgi on veel teil osalejatest küsimus, siis ma jälgin väga pingsalt hetkel chatiruumi, et saate sinna oma küsimuse kirjutada. Aga küsin Kerli ja Triinu ja Solveig, kas teil on veel mingi asi, mida te tahaksite kõikidele öelda või saame rahulikult juba ära lõpetada? Ain, on kellelgi? Mina tahakski siis omalt poolt veel korra tänada kõiki huvilisi. Tõesti, huvi oli väga positiivselt, väga suur. Et ilmselgelt on siin osa materjali, mis on kindlasti kasutamiseks võib-olla selline vahetum ja mis puudutab siis konkreetselt seda liiklustarga mängu, mis on karbisest välja võetav ja kohe nii-öelda töösse haaratav, siis selle nii-öelda just äsja tutvustatud virtuaalkeskkonna kasutamine eeldab kindlasti natukene ette tutvumist. Ja selle kasutamisel lihtsalt soovitan mõelda, et võib-olla mõnede laste puhul on huvitavam või köitvam läheneda natukene uudsemalt ja natukene teistmoodi. Et eks need õppematerjalid ongi kõik ju selleks, et loomulikult, et neid kasutatakse, aga et kindlasti väga palju ruumi on ka katsetustel ja just sellel nii-öelda lähenemisel, et mis siis ühte või teist last või lastegruppi võiks nagu kõnetada ja siis nende materjalide kasutamine ka tegelikult juhtumipõhiselt, et kui kooli või lasteaia piirkonnas mingi selline õnnetu juhtum on aset leidnud, et kindlasti need materjalid aitavad just grupitöösse kaasa või ka teistele lastele nagu olukorra selgitamisele kaasa, et see virtuaaltuur on selles mõttes selline hea abivahend, et annab sellise natukene realistlikuma mulje, et sa oleksid justkui viies silm või kolmas ratas vankri all, et saad vaadata nagu sõltumatu vaatlejana ja ise tunda peaaegu nagu samas keskkonnas kohal olles ja näha, et mis siis seal võiks olla need põhilised punktid, kus tähelepanu hoida ja mida peaks arvestama, kui sa liiklusesse satud. Nii, aga tundub, et meid tänatakse, et tõesti täname kindlasti kõikide koolitajate poolt omakorda vastu ja ma korra siia kirjutasin ka, et küsimusi nagu vahepeal üldse ei tulnud, et kui küsimused tulevad, siis siin on tõesti eesennetustosakonna ekspertide kontaktid, aga küsige julgelt või kirjutage mulle. Et aitäh ja mõnusat õhtu jätku meile kõigile.